Yo, come on people, mina olen Blazehull ja aasta on 2021 ning täna ma näitan teile, kus filmiti klipp, legendaarne klipp MC Vimpeli 2004. aasta muusikateosele Botased kuluvad. See filmiti just siin, kohas, kus on 7 järve. See koht on Rõuge. 11 järvedest on ka Eesti sügavaim järv, Rõuge Suurjärv, mis asub seal, kohe minu kõrval. Aga igatahes, lähme ja vaatame siis ringi. Yo, come on people, MC Vimpel 2004, Botased kuluvad. Yes, palgapäev, ma lähen kohe lolliks. Nii, igatahes oleme siis tulnud Rõuge kooli taha, kooli ette meid ei lastudki. Aga minu taga näete kooli spordisaali, kus anonüümse allika sõnade järgi filmiti siis klipi osa, kus visati korvpall sisse. Seda, kas see allikas soovis anonüümsust või mitte, seda ma täpselt öelda ei oska. Aga ma annan selle ikka, sest ma ei taha, et keegi peale minu tähelepanu saab. Ning siin, selle allika andmetel, toimus ka üks teine võte. Et huvitav fakt, see, kus trollis anti konduktorile vastu tatti. Ja konduktorile trollis annan jälle vastu tahti, sest olen MC Vimpel ja Poon Paugula. See tegelikult ei filmitud trollis. Siia Rõugesse ei toodud trolli. See filmiti hoopis bussis. Ühes vanas bass-tüüpi bussis, mis siin kooli taga kunagi olevat seisnud. Praegu seda enam näha ei ole, aga 15 aastat tagasi ju vist see seisis veel siin. Ning väike vahelülitus siia ka veidi kõrvalisse kohta. Siin uisuväljaku tribüünide all kellelgi Botas pole küll kulunud, aga on ära kadunud. Nii et kuskil käib siin ringi tuhka Triinu ühe Nike Botasega. Siin on ka poolik jäätee, see on tõeline kullaauk. Näete, ma olen teel spordikauplusesse. Minu taga on Rõuge noortekeskus, mis oli nii spordikaupluse sisemus kui välimus. Kahjuks sisse me täna minna ei saa, selleks on põhjuseid mitmeid. Esiteks, koroonapiirangute tõttu on see suletud. Teiseks, täna on pühapäev, see on suletud. Aga näete, siin on äratundmisrõõmu treppide juures, kus kolmekesi koos seisti. Hoiti üksteisest sõbralikult kinni ja lauldi sellest, et Botased kuluvad. Sa kurat, nii mugava, täitsa mõnus tunne. Tahad jalaga näkku, on ju pehme tunne. Mul on nii hea meel, et ma need Botased sain. Eelmiste Botaste sees oli. Sa kurat, nii mugava, täitsa mõnus tunne. Tahad jalaga näkku, on ju pehme tunne. Vot sellist koreograafiat võis näha siin nurga peal 15 aastat tagasi. Aga mida siin nüüd näha võib? Asfalt on maas, kuused on kõrgemad. Ning väga muud ei olegi siin selle koha kohta öelda. Okei, olen tänaval, lapsed mängivad poriga. Just tatt viskab mu tossu pihta poriga. Pits ära pillu ja lausun, tatt minuga ei maksa norida. Okei, olen tänaval, kus lapsed mängisid poriga. Aga enam siin lapsi poriga mängimas ei näe. Põhjus selleks on võib-olla kõigist stsenaariumitest kõige vähem depressiivsem. Pori lihtsalt enam ei ole. On asfalteeritud kõik. Ning lastele on mängimiseks ehitatud eurostandarditele vastav mänguplats. Lähen edasi, kuid siis ootamatult pöördun, ütlen onu, siukaste tossudega minust ei möödu. Lähen edasi, kuid siis ootamatult pöördun. Aga selleks põhjust pole. Siin kõndis onu, kes siukaste tossudega ei tohtinud mööduda. Nüüd siin onu pole ning ka tee on palju ilusam. Nii et võime rahus edasi minna, Botaste pärast vähem muretsedes. Ilustik või kruus, kõik ühtemoodi mõjub. Talt igal sammul järjest rohkem kulub, kui keegi veel mu uute Botastega nussib. Or do you wanna be a reindeer? Killustik või kruus, kõik ühtemoodi mõjub.
Tald igal sammul järjest rohkem kulub. Kui keegi veel muute potastega nussib, ortuju vana pia reindeer. Sellised read on võimeline kirjutama ainult tõeline poeet. Aga killustiku ja kruusahunnikud on alles. Liiv, kruus, killustik. Vali ise, mida tahad. Kuused nende kõrval on kasvanud kõrgemaks, blokeerides vaadet asulale. Aga hunnikud pole kohta selle 15 aastaga muutnud. Jes, palgapäev, ma lähen kohe lolliks. Panen vastu hambaid konduktorile trollis. Ma olen teel spordikauplusesse, aga kujutad sa pilti, ma ei osta sealt presse, ostan potased. Suurus 43, kas just see mark minu jaoks mõeldud on? Kinga jalast võtan ja tossu jalga proovin. Mida saab siis kokkuvõtteks öelda? Rõuge alevik on vähemalt väliselt teinud läbi suuri muutuseid paremuse suunas. Muutuseid ei ole aga läbi teinud MC Vimpeli aegumatu lüürika, sest täiuslikkust ei ole võimalik parandada. Ja pakin potased lahti ja konduktorile trollis annan jälle vastu lahti, sest olen MC Vimpel ja poon paugu lahti. This sucks, minu potas kulub, Etnis sucks, Märdi potas kulub, Nike sucks, Pätsi potas kulub. meie potased kuluvad.